merel olles on nagu hästi palju aspekte, millega tuleb arvestada. Üks on see, et sa oled kogu aeg nii-öelda selle väikse seltskonnaga ühes koos, eks ole, või vahest ikka pikki kuid järjest. Ja sul ei ole võimalust kuhugile ära minna, ehk siis nii-öelda, ma ei tea, kuidas maaväes on, aga sa saad ikkagi põõsa taha minna, eks ole. No merel ei lähe põõsa taha. Aga on ka boonuseid ja plusse, eks ole, nii-öelda, et sul on alati sinu voodi kaasas, linad, tekk ja padi, eks ole. Sa saad alati süüa, sooja süüa reeglina, eks ole, noa ja kahvliga laua taga. Ei, sa ei pea neid kuivduid ja pakke krõbustama, eks ole. Et seal on teatud eelised on, aga muidugi raske on ka aegalt, eks ole, kogu see vahisüsteem, eks ole, kus järjest jääks kas 4 tundi ja 6 tundi või nii edasi, et see ikkagi nõuab harjumist. Sellega on võimalik harjuda, aga niimoodi pikalt, siis on ikkagi vaja seal sellist väikest puhkust ka. Üks asi võib-olla, mis on nagu oluline ära märkida, on see, et patrullivade puhul on tegemist sellise ebastandardse üksusega kaitseväes, kus ühe laeva peal on 2 meeskonda, ehk siis nende selline töögraafik on nii-öelda 2 tööl, 2 vaba nii-öelda. Ehk siis, aga see võimaldab ka nii-öelda pidevalt nii-öelda omada laeva merel, ehk siis nii-öelda kõik need piirangud, mis meil täna on nii-öelda tööajaga seoses, eks ole, need siis enam ei pärsi meie nii-öelda tegevust, ehk siis laev on pidevalt nii-öelda merel, et 365 päeva aastas peaaegu. Ja tegelikult meil lihtsalt ongi nii-öelda, et see, kui vaadata nii-öelda, kui palju laevad on merel, siis on seal kuskil üle 300 päeva aastas meil laevad merel järjest. Kui me räägime laevastiku väljavahetamist ja me räägime siin kuni 12 laevast, eks ole, ütleme, et seal on 3 suurt ja 9 väikest laeva, siis on väga selge see, et see ei toimu järgmise 5 aastaga, see ei toimu ka 10 aastaga, see toimub võib-olla paremal juhul nii-öelda järgmise 15 aastaga, et see on nagu pikk protsess, sest noh, seal on väga palju aspekte. Üks on see, et isegi siis, kui see laeva nii-öelda üldine ja siis detailne disain on olemas, eks ole, seda hakatakse ehitama, siis ehitamine iseenesest võtab juba ka aastaid aega, eks ole, see ei ole siuke 1 aasta projekt kindlasti mitte, et noh, et siuke 3-4 aastat. Ja sinna juurde tuleb ka see siis meie enda võimekus nii-öelda neid laevu teenistusse võtta, eks ole, et ka see on omakorda selline suhteliselt keeruline protsess nii-öelda, et ei ole nii, et ma täna sain võtmed kätte ja homme sõidan, eks ole. Et laevastiku uuendamine on pikk protsess. Ta on ka kallis protsess ilmselgelt, eks ole. Aga see on see midagi, mis meil tuleb nii või teisiti ära teha, eks ole, et nagu ma ütlesin, et kui Eesti tahab ennast riigina merel kehtestada, siis sul peavad olema merel võimed. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.